En näe imet, kätte on jõudnud esmaspäev ja TV6 Võidustuudio. Mina olen teie saatejuht Kadi. Enne kui mänguga pihta hakkame, tutvume ka mängureeglitega. Kindla peale pead olema vähemalt 18 aasta võrra noor või vana. Pidama ka meeles, et tegu on tasulise numbriga. Iga registreeritud kõne siia poole maksab 2 eurot ja 50 senti. Ka siis, kui siin stuudioliinile ei valita ja keegi valitakse juhuslikult kõikide registreeritud kõnede seast. 9-0-0-10-20 väga oluline number, pane see endal telefoni mällu, võta hea asend sisse ja vaata ka mängureegleid. All ekraanil jookseb neid terve saatejagu ja kõige paremini on kõigest lahti seletatud meie veebilehele www.voidustuudio.ee. Auhinnafondi on laekunud 10 eurot ja üks erinev pilt tuleb leida. Seal lahtreid 25 võrra ja üks ainukene pilt on teistest erinev, mingil moel moonutatud. Ja kes leiab esimesena selle tähe ja numbri kombinatsiooni ülesse, millises ruudustikus on mingil moel apsakaga kaamera, siis ütle see mulle liini pidi siia otse-eetrisse Võidustuudiosse numbrile 9-0-0-10-20. Esimese premeerin, kes lahendab selle ära 10 euroga. Kes on esimene? See sõltub teist kallid televaatajad. Vanust on vaja 18 aasta võrra vähemalt ja vastust on tarvis. Muud pole suurt tarvis teadagi. Kaamerad, milline neist ei tööta? Millisega neist otse-eetrit vaadata ei saaks võib-olla? Sinised kaamerad, valged taustad, lahtreid 25, aga üks ainukene tuleb leida. Mina lurbin siin oma teed edasi siis, kui ootan, kes on meie esimene helistaja, kes saab saate käima. Piparmündi tee, väga hea. Aga 10 eurot, selle eest saab ka piparmündi teed, saab metka osta, kes aga on meie võitja. Aast Eeni on tähti ja numbreid 1-5. Ja kui te ütlete neid tähti, siis oleks eriti tore, ma oleks väga õnnelik ja tänulik, kui te ütleksite näiteks A nagu aabits, B nagu banaan ja nii edasi. Mis meelde tuleb, millestki tähest? Kuidagi niipidi. On lihtsam siis aru saada selles mõttes, et noodid lähevad vahepeal kaotsi siin liinipidi, sahin ja kahin on ka sees liinipidi vahel ja mingi kaamera ei tööta. Kui ütled mulle kaamera, milline neist ei tööta seal, milline on apsakaga, siis oleks eriliselt tore, kui ütleksid selle tähe. Eriti nõrk B ja nõrk D on tõepoolest sellised tähed, mis kõlavad väga sarnaselt siia liinipidi. Kes aga leiab selle apsaka ülesse? Teie kallid televaatajad võite võita sellega raha, mina mitte, nii et soovitan teil vaadata. Mina julge valmis vaadata, kardan, et reedan sinule vastus ette kogemata. Ainult õige vastuse puhul saan premeeringu välja käia ja ette ei tohi teile reeta neid kahjuks. Kahjuks. Muidugi sel puhul tuleks teil apsakaid tegelikult sisse. Aga kui leiate vastuse ülesse, siis mina soovitan sinul kinda peale üles kirjutada selle lahtri numbri ja tähe, kuna otse-eetris vahepeal läheb ka mälu kaotsi. Ei ainult noodid mitte. Ja seega läheks ka ju raha kaotsi, kui vastus on vale. Nii et õige vastus on väärt 10 eurot. Hallo, kes on meie saate esimene helistaja täna? Ilusat päeva. Ja A4. A4, vaatame, kas on joonistuspaber suurune vastus. On A4, palju õnne, õige vastus ja 10 eurot teile, kenasti saite mängu käima, aitäh ja palju õnne veel kord. Nüüd mingisugused, kas on need siis politseinaised seal? Ei tea, igatahes pilte on mõne võrra järjekordselt 25 ja ainult üks tuleb leida. Siit tasub alati vaadata ülesande lahter, kas on märgistatud üks või mingi muu number, selle ülesande puhul on siis üks ainuke erinevus tarvis leida. Järjekordselt A-st E-ni tähti ja 1-5 numbreid. Ja vaadake kallid televaatajad ka ekraani, mängud vahetuvad, kuna voorud saavad vahepeal läbitud väga kergelt, kuna te olete nii osavad. Ja hallo, kes on meie õnnelik helistaja seekord? Tervist! Mis on? A4. A4 oli eelmine. Kas see politseid on nüüd pildi peal? Oi. Nüüd oli eelmine ülesanne kahjuks
see oli E4 kahjuks. Vaadake, just see mul jäigi poole, et vaadake palun ekraani tõepoolest mängud vahetuvad kiirelt ja nüüd on juba seal tööriistu, ekraan on täis. Oi. Sama võrra pilte, 25 korda 4, mis ta siis on? 100 tööriista ekraanil, kas ma arvestasin õigesti? On seal, mis on, aga üks ainukene lahter on tarvis leida. Kus on tagurpidi või midagi, mingi moonutus või miskit. Ühel pildil midagi peab toimuma. On saed ja on kruvikeerajad ja on mutrivõtid seal võtta ja on ka haamer käe pärast. Aga mis on see apsakas? Pole tarvis teada. Ainult lahter, tähenumbri kombinatsioon. Ja siis muidugi oluline telefoninumber välja valida 9001020. Kes jõuab esimesena siia koos õige vastusega? Nüüd on siis kolmas voor. Ma loodan, et ma mäletan õigesti. Kolmas voor. Vist on. Igatahes tööriistad on seal ekraanil. 10 eurot ka sinule. Võite ka korduvalt helistada, võite ka korduvalt pakkuda ja võite ka korduvalt võita sama saate jooksul. Piirangud on ammust aega maha võetud. Ka nendega kõigega võite tutvuda www.voidustuudio.ee. See on asi, mida me oleme muutnud ehk piirangud maha võtnud. Sama saate jooksul võite ka korduvalt võita. Vabandust. 9001020. Kes teab järgmist vastust? Tööriista ülesande puhul. Üks lahter. Milline on? Millises on võib-olla siis sassis olev tööriistapakk? Igatahes mingi moonutatud pilt seal on. Kellel on käe pärast vastus võtta, kellel on valmis vaadatud ja kui veel ei ole, jõuad vaadata ja ka välja valida 9001020. Ole meie. Nüüd ma tõepoolest ei mäletagi, kui mitmes võitja. Eelmine vastus läks valesti. Ma ei mäleta, kas on 3. või 4. voor. Teie teate paremini. Teie olete targemad seal ja teil on paremad vastused ka seal tavaliselt valmis vaadatud. Ja kellegi kord on nüüd ja kallis televaataja, ole see keegi sina ja 10 eurot sinule peatselt. Kes ütleb, hallo, kes kuulas nii kenasti sõna? Kes on seal pool liini? Tervist. Diivan 2. Diivan 2, D2, kontrollime üle ja see tõepoolest paistab väga õige vastus. Palju õnne. Kenasti lahendatud, kenasti leitud. Väga kena. Ja nüüd need kukununud olevused seal, mis need on? Maikellukesed nad ei ole, klaabud nad ei ole. Mingid lillad. Võib-olla lillenupudu võib-olla. Ei tea, vahet ei ole. Igatahes üks täht ja üks number on tarvis leida. Järjekordselt on pilte kokku 25 ja A-st E-ni tähti. Numbreid 1-st 5-ni. Millises lahtris on mingil moel veelgi nunnum ja veelgi omapärasem, originaalsem? Ei tea, mis asi. Ütleme siis lillenupp. Võib-olla multifilmi tegelane. Multifilme on küll hea vahest vaadata, aga neid tegelesi ma küll ei tea. Võib-olla sina tead. Kes teab vastust, kes leiab lahtri ülesse? Ai, mul on ju see tee siiamaani lurpimata lõpuni. Sinul on aga töömaa pooleli, mängumaa. Kutsume seda hoopiski mängumaaks, mitte töömaaks. Premeeringu käime välja ka mängumaa puhul, kes lahendab ära õige vastuse. Kes jõuab esimesena liinile numbrile 9001020. Jooge teed ka. Mina leidsin nüüd vastuse ülesse. Kes aga ütleb seda siia liini pidi ka teistel ette? Kes teenib raha? Ja kui mina küsin, kes oled sina, kust oled sina pärit, need on sellised vabatahtlikud vastused. Rõõmuga kuulaks üle, aga ei pea ütlema. Peasid vastuse ütled õige. Sellest piisab. Ülejäänud tähtsa info küsib produktsioon kõikidelt võitjatelt nagu nii tagantjärgi üle. Ei ole tarvis muretseda. Ainult vastuse puhul. Sellest pead kindel olema. Ja keegi on kindel. Hallo. Kes on või õnnelik helistada seekord ja mis on vastus? C2. C2. C on õige vastus. C2 on õige vastus. Palju õnne. Kenasti lahendatud ka see. Väga kena. Nunnud tegelased läksid kaotsi sealt võidu puhul. Aga järgmises lahtris on veelgi nunnumad tipukesed.
Ka neid on 25. Ja üks tipu on mingil moel väga huvitav, omapärasem, põnevam. Selle puhul 20 eurot auhinnafondi. Pressime raha juurde. Pumm! 20 eurot siis sinule, kes arvab ära, milline on see veelgi originaalsem, armsam tibu sealt. Vastu vaatamas meilt. Kes vaatab meil vastu mingil moel? Teistest erineva väljanägemusega. Huvitavama, toredama. Ainult lahtri number ja täht on tarvis teada. Ja telefoninumber muidugi ka 9001020. Loomulikult see tasub mällu panna. Võite korduvalt välja valida, võite korduvalt pakkuda ja korduvalt ka võita sama saate jooksul. Ja seal on keegi, hallo, kes on või õnnelik helistaja seekord ja mis küll võiks olla õige tibu vastuseks? Kas te kuulete mind? Ei, midagi toimus, keegi ei leidnud vastust, pani toru ära. Aga jätkame selles, otsime sama vastust, millises poolel jäime, millega poolel jäime. Rääkida ei oska, aga peaasid sina oskad rääkida, öelda mulle selle õige lahtri, numbri ja tähe kombinatsiooni. Kes leiab esimesena ülesse, kes leiab esimesena tee siia liini pidi? Kõikide registreeritud kõnede seast keegi valitakse juhuslikult siia otse-eetrisse koos oma vastusega. Ühest kõnest võib piisata, vahel on ka parem rohkem kõnesid teha, siis on parem liinile saada. Kuidas kellegile mängida meeldib? Ühest kõnest võib täiesti vabalt piisata. 20 eurot, üks tibu, kes ütleb ette, milline on see tibatillukene, tipukene, nunnukene, mingil moel teistest erinev. Millise võtaks endale sõbraks? Mina valiksin küll omapärasema neist enda tipuks. Üks täht ja üks number on kõige vastus käes. Telefoninumber, see tuleb ka enne seda välja valida muidugi, enne kui võid kätte saada ja selleks on 9001020. Kes on aga peatselt liini pidi? Toru pandi ära, ükskord juba helistati, aga nüüd siis ära sina, kallistele vaataja, toru ära pane, vaid vaata, et sul on vastus valmis kinda peale vaadatud. Kui on inimesi rohkem käe pärast võtta, siis kontrolli veel üle ka vastus. Siis saab premeeringu kindlasti kätte. Kui oled esimene, kes liini pidi siia jõuab. Hallo, kes on meie õnnelik helistaja, mis on meie õnnelik õige vastus? Tervist, tähendab D5. D5 on lehvitav õige vastus. Seal on lehvitav tibu ja sellega teenisite endale 20 eurot. 20 eurot teenitud ja nüüd oi, järjekordselt läks asi põnevamaks, veelgi suuremaks, mis siin toimub ekraanil. Mustvalged pildid hakkasid liikuma. 72 pilti. 100 eurot selle puhul, kuna 72 pilti ja 100 eurot selle puhul. Kes leiab 72 pildist? Vaadake siia, kallitele, vaatad 3 erinevat pilti. Teistest erinevaid on 3 pilti seal. Vaata ka valmis. Millistest lahtritest leiavad sinu hoolad silmad üles, et teistest mingil moel järjekordselt omapärasemat lindlooma? 3 vastust, kes jõuab nendega esimesena? Liini pidi ühendust saada siia, keda premeerin 100 euroga. Liikuvad pildid, olge siis täpsed. Vaadake, et vastused on kinda peale õiged. Nii, tee on lurbitud, ära joodud, aga sinul on, kallistele vaataja, vastused veel mulle ütlemata. Kes aga teeb seda esimesena? Kes teenib endale 100 eurot selle ülesandega? Ja selle ülesande puhul kindla peale luba endale, et sa kirjutad üles kõik vastused. Neid on kõigest ainult 3 võrra, aga piisavalt, et ära unustada otse-eetris. Vähemalt üks nendest. Ja kui on apsakas see, siis ei saa ju paraku välja käia 100 eurot, aga kui ütled mulle 3 õiget vastust, on 100 eurot sinu oma.
teenis endale sellise kena mängumaaga. Selle ülesande puhul on tarvis keskenduda. See on tähtsam, vaata et olulisemgi veel kui silmanägemine. Ja millised need apsakad on, neid ei ole tarvis teada. Minul küll mitte, sina arvatavasti leiad need üles, aga minul on tarvis teada neid lahtreid, tähtide ja numbrite kombinatsioone. Kirjuta siis need tähed ja numbrid, mis pidi leiad need üles, sealt kuidagi pidi ülesse ja 3 tükki on neid siis tarvis meelde tuletuseks, nagu siin ülesande nahtris loeb. Ja kui üles ei kirjuta, siis lähevad linnud kaotsi, võin öelda. Kui jõuad 3. kallale, omast arust oled leidnud kõik 3 vastust ülesse ja siis arvatavasti oled esimese ära kaotanud. Kuhu? Ei tea, mingisse lahtrisse. Kui aga on paberile üles kirjutatud, siis leiad käepärast. Ja siis saad kiiremini ühendust meiega 9 00 10 20 numbril. Võidustuudiosse ootan võitjat, sind, kellel on 3 vastust olemas. 3 vastust on tarvis. Ja kui on aega, vaata all ekraanil jookseb ka mängureegleid ja vaata ka meie veebilehte, eriti kui oled esmakorda mängija. Seal on nii võitude väljajagamisest, mängureeglitest kui ka kõigest muust kirjutatud, lahti seletatud www.voidustuudio.ee veebilehel. €100 kellegi raha, kes mängib ennast võiduni välja. 100 €. Ennäimed, vaadake ekraani, ennäimed, mis toimuma hakkab. Seal 150 € sai võlutud auhinnafondi. Vaadake sinna. Imesid toimub ka tänases esmaspäevasel päeval. Tänasel esmaspäevasel päeval sinu rahakott kerkib, kes teenib selle endale 150 €. Linnud liiguvad kiires tempos. On ka tarvis kirjutada lahtrid ülesse ja siis ka number välja valida võidustuudiosse 9 00 10 20. Kas või korduvalt, siis on paremad võimalused liinile saada. Keegi valitakse juhuslikult kõikide registreeritud kõnede seast. Mitmeid oleme teist tublid televaatajad juba premeerinud ja teiega võite korduvalt võita. Seal on 150 € nüüd. Väiksema premeeringu, kui said varem kätte, siis nüüd on 150 € võimalus ka sinul selline endale teenida, mängides endiselt. See on nagu filmimuusika. Lindude kalaks. Sa võid ju niimoodi arvestada, et 50 € iga linnu eest, aga 3 vastust on ikkagi tarvis, et see ülenisti endale teenida. Auhinnafond. Sinna on laekunud 150 € juba. Kallid televaatajad, mul on teile häid uudiseid, kuna 200 € sai võlutud auhinnafondi ja nüüd on kindla peale sinul ka rohkem motivatsiooni, rohkem unistusi täide viia 200 €-ga. Viis endale kodustuudiosse kaasa, tulema vastusega siia võidustuudiosse esmalt ja ütle 3 õiget vastust. Ja kuna otse-eetris kipuvad asjad ära ununema, siis palun kirjuta vastused endale ülesse. Siis ei tule apsakaid sisse. Ainult õigete vastuste puhul saan premeeringu välja käia ja ära palun tee mind kurvaks. Ma tahan, et ühtegi apsakat sisse ei tule. Soovin raha välja jagada. Sinule, kellel on õiged vastused. Ja soov mängida.
Meeldetuletuseks, et meie mängime ainult täisealistega ja et tegu on tasulise numbriga. Vastused tasub üles kirjutada. Ma usun, et nii mitmeidki teist on tagantjärgi tänulikud, et ennast kuulasite või mind ükstapuha, aga kirjutasite paberile ülesse või kuskile. Kaotasin ka täna vastuse ära, ühe endal sealt 2 tükki üles leidnud, aga ei tea, kus teine on. Paberit ja pliiatsit ei ole käepärast võtta, aga sinul on käepärast võtta 250 eurot, kuna raha juurde sinna kannaga niimoodi 250 eurot ja endiselt 3 pilti. Otsime endiselt 3 pilti ja 250 eurot. 2 eurot 50 senti maksab kõne siia poole, kuid see komavaba kena 3-kohaline number on seal auhinnafondis 250 eurot. Kellegi enda oma, kohe peatselt. Üheksa, 00, 10, 20. Kes mängib ennast täna võiduni välja? Mitmed olete juba mänginud võiduni välja ennast, kuid ka teie võite selle peaauhinnafondi endale võita. Piirangud on maha võetud. Kõik, kes näete ekraani, kelle vanust 18 aasta võrra ja teate, et tegu on tasulise numbriga. 2 eurot 50 senti siia poole, 250 eurot väljakäimiseks. Vastutasuks 3 vastust nõuan. Lahtrid, nende tähed ja numbrid tasub üles kirjutada. Kus peidavad ennast linnukesed? Mina venitan siin ennast, aga sina venita enda silmalihaseid vahepeal. Et teie silmad krussi, kui need pildid liiguvad seal, siis vahest ajab pirvendama silme eest. Lahtreid on 72 ja ainult 3 nendest on mingil moel individuaalsemad, originaalsemad ja 69 on täpselt samasugust. Võrreldes kõrvuti olevaid lahtreid liiad kinda peale need 3 tükki ülesse ja 3 piisab, et võita endale 250 eurot. Jõua ka liinile esimesena, ütle esimesena. Võidustuudiosse need 3 vastust siis ongi 250 eurot sinul enda välja teenitud raha või lõpuni mängitud raha, kuidas öelda, välja teenitud vähemalt. Kuna see on töömaa või mängumaa, ma ei oska otsustada. Las nad olla mõlemad. Ja lapsed võivad kaasa aidata, kuid otsused ja kõned teevad ainult täisealised. See on kindel. Ainult vanemad teevad otsused. Ja kõned. Ja kõned ka. Tänapäevas ei olegi nii kerge. Vanaajal ajal oleks võinud helistada kergemalt, aga nüüd on lukustatud telefonid õnneks. Lapsed ei saa eriti näppe kallale, sellepärast ongi meil nii hästi läinud võib-olla. Vanaajal ajal lapsed oleks ikka välja kedranud 9, 00, 10, 20 korduvalt ja eks nad oleks vahel ikka jäänud loomulikult, aga 250 eurot täisealistele, kellegile, sinule, kellel on võib-olla täna sünnida, võib-olla said täna 18, ma mõtlesin, mis on täisealisuse vanuse piirang. 18 loomulikult. Kui said täna 18, siis tee endale kink ja võida 250 eurot. Oleks ju tore alustada täisealisust sedamoodi. Keegi küsib, mis tegid, kui said 18 aastaseks? Mäletad täpselt. Veetsid seda otse eetris, teenisid endale 250 eurot, välja käides 2 eurot 50 senti, võitsid 250. Ma loodan, et keegi võib niimoodi öelda. Kui mitte täna, mingil päeval, aga olgu see päev täna. Ükskord on vähemalt olnud meil niimoodi, et sünnipäevalaps teenis endale 800 eurot lausa. Aga nüüd siis sinu kord. Lase aga käia. Teeni raha endale. Pildid on sul silmees. Raha on sul ka peatselt rohkem silmees, kuna auhinnafondi saab laekuma 300 eurot. Kas nüüd meeldib? Kas nüüd meeldib? Nüüd on ahvatlev pakkumine. 300 eurot vahetan vastu 3 õige lahtriga. Kes ütleb mulle esimesena 3 lahtrit? Millistest leidsid sinu silmad ülesse
mingil moel individuaalsemad, originaalsemad lindloomad. Kas on need haned või pardid või mingid loomad, aga lindloomad igal juhul. Vastuseid on tõepoolest tarvis siis 3 tükki selle ülesande puhul. Ja kirjutage ükshaaval vastused palun endale üles. Siis on kergem keskenduda. Väga välejalad on need linnud seal. Välelestad peaks võib-olla ütlema hoopiski. Välelestad. Ilusa ilmaga, neil on kuskile kiire. Kui sinul on kiire kätte saada endale 300 €, siis tasub tegutseda nüüd ja välja valida 900 10 20. Mis muud ikka? See on meie ainukene õige stuudioliini number. Ainuke, millisest numbrist võid võita 300 € ühe ainsa kõnega. Kui sul on vastuseid 3 võrra, siis edu mängu, kallis televaataja. Tea, et tegu on tasulise numbriga ja meie mängime ainult täiskasvanutega. Siis on mängureeglid selged. Vastuseid ja neid tõepoolest ootan. Kui saame vastused siia, saavad linnud oma lestasid puhata. Loomad on ärganud nii kenasti üles. Ma eile vaatasin, väljas küll olid sisalikud vastu tulemas. No liblikaid, neid oli väga-väga palju. Mesilastest rääkimata igasugustest. Ja linde, neid on väga palju. Nii mõnus on kuulata. Rahustab meelt ja loob meeleolu. Paraku need linnud siin ei laula, aga peatselt laulab sinu rahakott, kui teenid endale 300 €. Linnulaulu saatel saadaksin selle sinu poole teele, pakiksin päikest kaasa. Kui jõuad esimesena stuudioliinile numbrile 900 10 20 ja oled meie esimene helistaja, kes ütleb õiged vastuseid 3 võrra, siis saab see juhtuma. Toimuma peatselt. Esmaspäev. Kes teenib esmaspäeval? Nädala esimesel päeval juba endale teadmiseks, et on laekumas sinu poole teele 300 €. Rahustab meelt kindlasti juba esmaspäeval, aga esmalt ikkagi vastused neid tarvis ja siis muidugi ka telefon tarvis välja valida 900 10 20 sealt ja siis suunata kõne siia ja võita endale 330 €, kuna selline imearmas nunnu summa võluti sinna. Oi jumps vollera, kelle elu saab küll 330 € võrra rikkamaks. Kas oled see sina täna? 12. mai. Selle puhul tee endale kink. Mängi ennast võiduni välja, teeni 330 €. Ühe ainsa kõnega saab see toimuma. Üks ainukene helistaja, üks ainukene kõne, 330 € saab sellega teenitud, kui on 3 õiget vastust olemas. Milliseid unistusi saadaksid sina täide 330 €-ga? Hea jalgratta, eriti kasutatuna, saaksid osta kas või kevad suveks endale. Kui vaatad neid 72 pilti seal tõepoolest kokku on ja ainult 3 on teistest erinevat ehk 69 nii-öelda ülearust pilti, kuid 3 tükki, kui leiavad sinu silmad kõrvuti olevaid pilte võrreldes ülesse, kirjuta palun lahtrid ja anna teada otse-eetrisse võidustuudioliinile numbrile 900 10 20. Keegi võidab ühe kõnega 330 €.
ärge omasse mulli vajuge, nagu mina siin vahepeal aeg-ajalt teen. Ma tean, need mustvalged pildid liiguvad ja ajavad hüpnoosi peaaegu. Aga selle puhul ongi hea kärmelt tegutseda ja kui teid on mitu käe pärast võtta samas kodustuudios seal, siis tehke kamba peale, lahendage see ülesanne ära ja jagage ka võit. Aga pidage meeles, et täiskasvanud ainult võivad helistada ja ühele inimesele laekub see raha. Mõelge siis valmis, mismoodi jagate seda enda vahel. Mina ei leia kolmandat pilti ülesse, aga kes ütleb seda liinipidi mulle? Premeerin sind. Saan hea meeleolu, teades, et sina võidad. Saan ka hingerahu, teades, et see kolmas on seal. Ma tean, et seal on. See asi on kindel, et seal on 3 tükki. Seda ma tean, aga lihtsalt enda silmad ei ole üles leidnud. Aga sinul on seal hea motivatsioon 330 €, üks ilus summa seal auhinnafondis. Selle nimel tasub vaeva näha. Vastuseid vaadata 3 võrra. Ja meile need teada anda. Kelle häält esimesena kuulen, kellelt saan need 3 õiget vastust kätte, premeerin sind 330 €. Käed hakkasid higistama, kuna ma juba mõtlesin raha välja lennutamise peale. Kes püüab kinni rahas ära 330 €, siis ütle mulle palun vastutasuks 3 lahtrit. 3 pilti, tähtede ja numbrite kombinatsioonid. Mis siin ikka jamada? Pressime raha juurde auhinnafondi. Kas mahub teie rahakuti vahele 350 €? 350 € on nüüd auhinnafondis. Kes peatab 3 lindu kinni? Võlu need oma paberile pliiatsiga, siis aga võluga number oma telefonisse 9001020 ja ütle mulle ette, millised on sinu vastused. Kui lähevad täppi ehk on õiged vastused olemas, siis tõepoolest 350 € oled endale teeninud. Mängides ja helistades. Kõik see saab toimuma ühe ainsa kõnega. Esmaspäev, 12. mai. mai jääb endale väga hästi meelde. Kalli venna sünnipäev täna. Ja kui on ka sinul, teeni endale see sünnipäeva kingiks, mis sinna on võlutud auhinnafondi 350 €. Ma usun, et päris mitmel televaatajal on täna sünnipäev ja ei pea olema sünnipäeva laps. Peaasi, et elust naudid ja mängimisest ka. Ma loodan, et linnud meeldivad teile niigi, minule väga, aga ekraanil olevatest lindudest, nendest tasub olla huvitatud, kuna kui oled huvitatud ka rahast, siis nendega ju teenid raha. Terve auhinnafond on välja jagamiseks. Kes aga ütleb selle puhul siis 3 õiget vastust saab selle enda omaks teenitud. Mängi ennast võiduni välja. 350 € on ahvatlev pakkumine. 3 vastuse vastu vahetan välja. Lihtne ülesanne. Peaasi, et apsakat ei tee. Kirjuta palun ülesse igaks juhuks kõik 3 vastust. Ära jäta jonni, mina juba peaaegu loovutan. Ma tahan seda 3. lindu ka üles leida. Vahel on tegu suurte apsakatega, vahel on väga pisitibadillukese apsakaga tegu, aga keegi kindla peale leiab ülesse ka 3. linnu. Ehk lahtri tähe ja numbri kombinatsiooni. Seitsekümmend 2 pilti, 69 nendest on täpselt samasugust, kuid 3 nendest on mingil moel huvitavamat, omapärasemat looma, lindlooma täpsemalt. On need siis haned või pardid või mis iganes, aga 3 nendest on originaalsemad kui teised. Ja nende lahtrid ongi tarvis teada mul siia liinipidi ette kuulda sinu öelduna. Teeni endale 350 € numbrilt 9001020. Võid sellega korduvalt välja valida.
võid ka korduvalt pakkuda ja korduvalt võite ka võita sama saate jooksul. Ja kui tulid kanalile alles nüüd, siis võidustuudio mäng, mida meie mängime, linde, neid tuleb jälgida. Sealt tuleb leida 3 teistest erinevat lahtrit, tähed ja numbrid üles kirjutada ja välja valida telefonist 9001020 mulle teada anda. Ainult täisealistega mängime ja tegu on tasulise numbriga 2,50 €. Kõne siia poole, kuid auhinnafondis on 350 €. Mõtle sellele. €350. Mängi ennast lõpuni välja. Töömaa on siin, mängumaa. Tegelikult saaks selle 350 € päris hea binokli, igasugu muu ka varustuse, et päriselus hakata linde uurima vaatama. Kas või Gröönimaale minna. Seal tavaliselt käiakse linde vaatamas. Ma tunnen päris mitmeid. Sõbrad käivad vahest ikka. Päris huvitav hobi. Praktiliselt tasuta hobi. Eestis on ju nii ilus loodus ka käepärast võtta binoklid, neid saab kirbukalt väga odavalt kätte. 350 € saab terve Eesti läbitud, kütust osta kas või rentida, kas või väike minibuss. Igatahes 9001020 ootan pikisilmi, kes on meie tänane peaauhinnafondi võitja. 350 € on sinna laekunud ja see on kellegi enda raha kohe peatselt, kes teenib selle endale, kes mängib ennast võiduni välja. Kelle kord on täna? 380 € hoopiski rahakoti vahele sulle hoopiski võluksin meelsamini. 380 €. Sai sinna. Võlu enda poole. Küta telefon täis. Ja siis vaata ka, et kindlasti on seal seda akut. Et võidukõne ei katkeks ja et sul on õiged vastused, kontrolli need ka palun üle. Kontrollige vastused üle. Igaks juhuks. Apsakate puhul premeerida ju ei saa. Õigete vastuste puhul küll, aga 380 €. Kelle poole lennutan suleliste tiivatuulega 380 €, kellele pakin päikest kaasa ja 380 € võrra rahasära. Kust oled pärit ja kes sina oled, seda pole tarvis minul teada, küll aga hea meelega teaksin, aga see on sinu otsustada. Kas soovid öelda otse-eetris või mitte? Peaasi, et siis see on vabatahtlik, ei pea ütlema, kontrollitakse produktsiooni poolt nagunii üle kõikidelt võitjatelt kõik tähtis info, aga vastused, need on tarvis jõuda otse-eetrisse kindla peale ja premeerimine käib ka ainult otse-eetris, nii et vastused ootan. Kellel on neid 3 võrra, kes saab liinipidi esimesena siia? Keegi valitakse juhuslikult kõikide registreeritud kõnede seast. Kunagi ei tea, millal asi toimub. Seda ma tean küll, et jah, 380 € tõepoolest on juba auhinnafondi laekunud. Kenasti mängite. Selle puhul ka kena summa. Ja kui ma õigesti mäletan, jõudis ainult üks apsakas varasemalt stuudiosse. Pidage meeles, et ühest vastusest ei piisa, aga 2-3 tükki on tarvis teada. Kirjutage palun ülesse enda jaoks, enda meelerahu jaoks, hingerahu jaoks, meele heaoleku pärast. Mis siin toimub? Mis kellaga toimub? Järsku minutiseijerid on edaspidi jooksnud ja kell püüab juba õhtut järjekordselt kinni. Ja kallistele vaataja, sinu töömaa, mängumaa, kas on vastused sealt leitud? Seal on sinult tarvis üles leida siis sinu silmad, kui leiavad ülesse 3 tükki neid õigeid vastuseid, siis tasub kindlasti ka mängida ja välja valida 9001020. Ole meie peaauhinnafondi võitja täna. 380 € lennutan kellegi poole välja ja kes teeb selle ära, kes lahendab selle ülesande ära ja kes saab liinipidi esimesena ühendust, kes on meie tänane peaauhinnafondi 380 € endale välja teeninud. Peatselt keegi on. Mänguaeg hakkab läbi ka saama. Siis tuleb uus tass. Nüüd ma tean. Mul on vesi hoopiski täna selja taga.
mul on siin nagu vee. Kallid televaatajad, teeme viimase pakkumise. 400 eurot sai võlutud auhinnafondi. Jumps Vollera, sinna sai võlutud 400 eurot. Kes võtab selle endaga koju kaasa, kes teenib selle endale selle kena töömaaga, mängumaaga, mis siin on mustvalge. Viimane pakkumine ehk see tähendab seda, et see summa sellest enam ei kerki. Mänguaeg hakkab läbi saama ja viimane pakkumine see on. Punaste tähtedega loeb ka siin ekraanil. Mina naeran, võtsin nagu mingi lillevaasi sealt ja joon vett. Ei, see oli mu enda klaas. Ma loodan nii. $400 eurot, seal ta on. Nii kaua on ta seal, kui ütled mulle liinipidi ette need 3 õiget vastust. Siis teeme vahetuskaupa ja lennutan sinu poole. 400 eurot, kui lennutad mulle liinipidi ette 3 õiget vastust. 3 vastust, nendest piisab. Tasub alati siia vaadata. Siin loeb tõepoolest, kui mitu on tarvis. Vahel oleme muutnud neid, vahest piisab ühest mängu alguse poole, mis siin oli saate alguses väiksemad voorud, siis seal nõuti ühte tavaliselt, aga siin nüüd selle ülesande puhul tõepoolest 3 vastust on tarvis leida. 3 tükki. Mingil moel huvitavamat ja omapärast originaalsemat lindloome. Mänguaeg hakkab läbi saama, kallid televaatajad. Nüüd tasub vaadata endale vastused, kas on olemas. Veel jõuad mängida, veel jõuad vaadata ka see teise ja ka selle 3. vastuse endale sealt ülesse ja kirjutada neid ka ülesse ja siis ka telefonis saab välja valida 9001020 kas või korduvalt. Peaauhinnafondis on 400 eurot ja võite meie numbrit ka korduvalt kütta. Siis on paremad võimalused liinile saada, kuid ainult ühest kõnest võib piisata. Kõik sõltub, kuidas on mängu õnne, juhust teadmist, silmanägemist, telefonis akut ja sinul vanust. Need on tähtsad asjad. Sinu vanus on kõige olulisem ja vastused on ka kõige olulisemad. Siis jõuame kokkuleppele. 400 eurot. 400 eurot on ootel välja käimiseks siit võidustuudiost TV6-ga, kes teenib selle endale koju kaasa. Kelle kodustuudio soojeneb 400 euro võrra. Tähesära sinna saadaks. Tähesära, rahasära. Tähesära ka. Päikest ka. Linnulaulu. Loodan, et on teie kõikide akende taga seal kenasti käe pärast võtta. Nii tore on hommikuti järgata linnulaulu peale, eriti kui tuvid. Meil on nii mõnus madal hääl. Oi, mul meeldivad linnud. Tuvid. Tuvid paa. Eestis on palju tuvisid, nagu ka toonekurgi. Üldse linde õnneks meil veab. Meil on ka palju metsa, võib-olla selle pärast. Mina panen juba kingad siin vaikselt jalga endale, kuna saateaeg hakkab vaikselt läbi saama ja enne kui torman siit stuudiost välja, siis kallis televaataja, siin soovin premeerida 400 euroga. Kotad jalga. Sinul on ka siis kiire, see tähendab seda. Minul on kingad jalas, kas sinul on vastused valmis ja telefon käes? Ma väga loodan ja ma loodan, et sa valid ka 9001020 ja ütled mulle esimesena, et 3 õiget vastust. Lahtrid, nende tähed ja numbrid tasub üles kirjutada ja siis alles liinipidi ette öelda. Kell on palju, püüdes päeva kinni juba, liiguvad sekundid edasi. Tegelikult on minu kell siin tund aega vale, aga ma oskan arvestada selle võrra vahest. Et tean, et see hakkab juba vaikselt siin 3 olema. Aga homme hommikul meie mängime ju järjekordselt TV3-s 9-10 ja loomulikult ka TV6-s järjekordselt
2-3. Õnneks tuleb ka häid saateid, väga häid saateid mõlemad kanalilt tasub vaadata ja vahepeal linnulaulu väljas käia kuulamas. Ja nüüd ei tasu kuskile minna, nüüd tasub mäng lõpuni viia, võid koju kaasa, kellele saadan rahakoti vahele siit natukene, mitte natukene, pirakasumma. Palju raha? 400 eurot. Palju on see on palju. See on suur summa. Jah, seeria pilet mašöörile. Ma arvan, et ma soetaksin sellise endale. Kõigepealt pontsikuid, söörikuid, oi, porgandit, mida kõike head võiks osta. Kartul on ka hea. Kartul on õnneks suht odav osta. Kapsas ka. Mõtted lähevad järjekordselt söögi peale. Ja šokolaaditordi peale. Õnneks just sõin enne saadet. Aga teine tükk ootab seal veel. Kes päästab mind sööma šokolaaditorti, kes ütleb mulle 3 õiget vastust? Nendest piisab, et teenida endale 400 eurot, kui oled esimesena jõudmas liinile. Ja need vastused tõepoolest on õiged, siis premeerin siin 400 euroga. 400 eurot ootab vastuseid, nõuan sinult ka vanust 18. 18 aasta võrra vähemalt, olgu sul siis noorust või vanust, elukogemust vähemalt. Kui kirjutate vastused üles, siis ei tule apsakaid sisse ja siis on kergem järge pidada. Kui oled 3. kallale jõudmas ja leidsid üles, siis võib-olla muidu ununebki esimene hoopiski ära, aga kui sul on paber ja pliiats käepärast ja esimene kui ka teine vastus üles kirjutatud, siis on ka 3. kenasti sinna jõudmas ja siis ma loodan, et sina oled see, kes valib välja 9-0-0-10-20 ja teenid endale 400 eurot. Kohe peatselt saab see toimuma, kuna saateaega pikalt enam alles ei ole. All ekraanil jookseb aga mängureegleid. Nendega tasub ka tutvuda, kui oled esmakordne mängija. Miskit muud pole muutunud kui ainult seda, et piirangud oleme maha võtnud selles mõttes, et sama saate jooksul võite ka korduvalt võita. See on juba ammust aega meil olnud küll, aga vahel ikka kord. Ja tähtis info tõepoolest küsitakse teilt nagunii tagantjärgi produktsiooni poolt üle. Ei ole tarvis öelda ei oma nime ega kust olete pärit. Võite ükstapuha mida öelda või ütlemata jätta, aga peaasi, et need vastused jõuavad otse-eetrisse ikkagi eetri ajal ja premeeringu saan ka siis otse-eetris võidustuudio ajal sulle välja käia. Sinule, kellel on need vastused ja kellel on seda auhinnafondi tarvis, 400 eurot on seal. Pidage aga meeles, et tegu on tasulise numbriga. Sõltuvalt sellest, kuidas on teil võimalused, helistage 1 kord või rohkem kordi. Rohkem kordi võimaldab paremad võimalused liinile saada, kuid ühest ainsast kõnest võib piisata. 9-0-0-10-20 ootan, kes võidab endale 400 eurot. Väljas on ilusad ilmad, mulle nii meeldivad. Suvi hakkab jõudma kätte. Kena aeg. Aga rahas ära. See olgu ka sul suvel kaasas. 400 eurot seal käepärast oleks siis suvel võtta või hilisemalt kevadel juba, aga ise hoiaksin kokku suveks. Suvi on hea aeg. Peatselt saab saateaeg läbi, kallid televaated. Kes soovite võita, siis nüüd tasub tegutseda 9-0-0-10-20 välja valida. Muusika läks põnevaks. Nüüd on nii tore, kui vaatad välja, siis iga päev on tähele panna, et loodus muutub heas mõttes veelgi värskemaks, rohekamaks. Mida rohkem loodust, seda uhkem. Aga mida rohkem raha oled võitnud, ka seda uhkem kindlasti on enda meeleolu sul, enda välja teenitud raha. 400 eurot kellegil peatselt saab olema. $72 pilti, 69 täpselt samasugust pilti,
Kuid kui võrdled kõrvuti olevaid pilte, siis avastad, et 3 nendest 72 pildist on mingil moel moonutatud. Seal on veelgi huvitavamad lindloomad, põnevamad ja omapärasemad, individuaalsemad. Nende lahtrite numbrid ja tähed on tarvis jõuda siia otse-eetrisse liinile numbrile 9001020. Kes teeb seda esimesena, kellel on 3 õiget vastust esimesena mul ette öelda? Sinule käin siis välja 400 eurot. 400 eurot. 400. Üks kõne, üks helistaja, 400 eurot. Peatselt jooksen juba siin oma šokolaaditordi järgi, nii et nüüd kallitele vaatajad, kes aga ütleb selle vastuse enne seda. Enne seda on tarvis raha välja jagada. Tordise suuga ma arvan, et ma ei hakka siin raha välja loopima. Valge särgiga veel, oi. Mul on põlle tarvis ette. Pudipõlle. 400 euroga saaks päris mitu pudipõlle. Viimane võimalus on võita, mängida ennast lõpuni välja, otsida 3 pilti, olla meie peaauhinnafondi ise välja teeninud inimene. Ma oletan, et inimene. Nojah, keegi muu ei oska rääkida, ahvipärdikud ka tegelikult, papagoid võivad ka tegelikult helistada. Mine tea, kunagi võib toimuda ka seda. Kui vanaks papagoid elavad. Ma mõtlen seda, et kui mängureeglid on, et pead olema vähemalt 18 aasta võrra noor või vana, et kas, kui papagoi mulle helistab või ahvipärdik, et peab mõtlema, pean järgi uurima igaks juhuks. Aga 400 eurot sina igaks juhuks vaata, et on vastused kallistele vaata kindla peale õiged, kuna ainult õigete vastuste puhul saan premeeringu välja käia. 3 tükki, ma soovin neid 3 tükki, et sul oleks. Mänguaeg hakkab läbi saama. Kohe peatselt. Üks kõne, üks helistaja. Sellest piisab, et 400 eurot välja jagada saaksin. Pardikesed jõuavad ka, või mis iganes lindloomad need on, jõuavad ka kindla peale vaikselt juba oma sihtpunkti. Aga sinu eesmärk on ju kallistele vaata auhinnafond 400 eurot, seal ahvatlev pakkumine. Kisu see enda poole. Jõua liini pidi siia oma 3 vastusega. Premeerin sind kohe peatselt 400 euroga. 400 euroga premeerin kedagi kohe peatselt. Kes aga väljib välja 9001020. Kõigil teil on võimalus võita 400 eurot enda omaks. Viimane võimalus, kuid ka mänguaeg saab nüüd kohe peatselt läbi. Kurb lugu, kuid see tähendab, et saate lõpptekst jõudis siia ja see tähendab ju seda, et premeeringu aeg on kätte jõudnud. Premeerimise aeg, kallistele vaataja, sinu kord võita. Anna endast teada. Oled 1 kõne kaugusel, et võita 400 eurot enda omaks. Teeni see enda omaks. Mängumaa mustvalge. Täna on mustvalge mängumaa ja 3 lahtrit on tarvis leida, nendest need individuaalsemad lindloomad üles kirjutada ja siis liini pidi suunata siia ennast 9001020 numbrile. Keda premeerin? Õnneks pole ripsme dussi, võib siin silmi õõruda. Mul on siiamaani nädalavahetuse liiv silmas. Ja lindudel neil peab alati olema liivamoodi materjali käepärast võtta, kui nad söövad. See on nende seedimisele tähtis.
Peab olema vett ja liiva ja süüa. Aga lindudele saad ka süüa osta, kui 400 eurost üle jääb. Kas või kaerahelbeid, need on odavad. Kui ei ole endal kasvatatud, siis odavad ka poes. Tegelikult mitte miski ei ole piisavat odav, aga tegelikult kirbukal on küll odavaid, aga kaerahelbeid ma pole seal veel näinud. Aga 400 eurot, seda olen näinud ka varem, kuidas seda lehvitatakse, aga sinu kord on nüüd see kätte püüda, enda omaks teenida. Saateaeg saab nüüd läbi. Kohe-kohe. Sooviksin ka kella kuskile siia või siia arvatavasti paigaldada. 1,5 minutit käima nüüd, põks. 3, 2, 1, 0 nüüd. Mõnusõrmed said käima kella. 1,5 minutit on sul aega vaadata vastuseid 3 võrra. Kui on leitud, siis vali välja 9.00.10.20. Ütle esimesena ette siia liini pidi otse-eetrisse ja kuna otse-eetris kipuvad asjad ära ununema, nagu olete tähele pannud minu puhul, siis ära sina seda viga tee. Kirjuta endale ülesse kindla peale. Siis on soravalt ette lugeda ja kui saad ühendust 9.00.10.20 esimesena, siis palun alusta kohe oma vastustega, siis meil jääb aega üle kontrollida ja võib-olla aega ka edasi lobiseda. Tähtsa info uurib produktsioon kõikidelt võitjatelt nagunii tagant järgi. Pole tarvis muretseda. Muretseda on tarvis, et 1 minuti jooksul täpselt 1 minut ja 1 sekundit on kellas aega. Nüüd, kallis televaataja, võtta telefon kätte, vali välja 9.00.10.20. Otsi sealt ka see 3. vastus. Ainult 3 vastuse puhul saan välja käia sulle 400 eurot. Selle võrra on sinna laekunud. Sekundeid veel on alles alla 1 minuti võrra, 51 täpsemalt. 9.00.10.20 võid ka korduvalt välja valida, siis on paremad võimalused liinile saada, kuna keegi valitakse juhuslikult kõikide registreeritud kõnede seast. Õnne, juhusteadmist, silmanägemist, kõike on tarvis keskendumist ka. Kuid 40 sekundi jooksul keegi võidab ka raha. Ma loodan nii, et õiged vastused on olemas. Selle puhul kirjuta ülesse. Kontrollida jõuad ka veel heal juhul. Ma loodan nii. 33 sekundit on kellas aega ja peatselt saab saateaeg läbi. Kes teatab ennast, kes teatab, mis on need õiged vastused, kes võidab raha 28 sekundi jooksul. 9.00.10.20. Ühest kõnest võib piisata. Üks kõne võidab endale 3 vastusega 400 eurot. Ühte helistajat on tarvis. Ole see sina täna. Sinu kord. 18 sekundit on kellas, aga nüüd tempot on tarvis. On tarvis kütta 9.00.10.20. Kindla peale vähemalt 1 korra. Tee seda, kui sul on vanus 18 aastat vähemalt, siis 400 eurot ootab sind. 1 kõne kaugusel oled oma võidust 8 sekundi jooksul keegi. Ma loodan, et saab liinipidi ühendust. 5 sekundit on kellas aega. Oi, kohe peatselt rõõmustame kellegi võidu üle. 1 sekund kellas aega, aga nii kaua, kell on nullis, aga nii kaua, kui ei ole telefoniliil helisenud, on ka sinul võimalus 9.00.10.20 välja valida ja võita. Nii kaua, kui ei ole tirisenud, helisenud stuudiokell, nii kaua on ka sinul võimalus võita. Kell on nullis, saate lõpptekst on seal, see tähendab, et asjaga väga kiire. Mina korjan juba oma asjad kätte siia ja hakkan lahkuma, aga enne seda premeerin sind. Igasugu asju taskut täis ja jooksen sinna poole, aga vastus, jookse sinna siia poole vastu mulle, ütle mulle palun 3 vastust, premeerin sind kohe suurema rõõmuga. Aga olgu need vastused palun õiged, ainult õigete vastuste puhul saan premeerida. Ja palun alustama kõne kohe õigete vastustega. Ja eriti tänulik ette tänades juba, kui keegi ütleks mulle A näiteks nagu Aabits ja B nagu banaan ja C nagu Celsius, D nagu David, E nagu Eesel, F nagu Faaro, mis iganes. Mingi sõna, millega seostad sina selle tähe, millest saaksin ehk ka mina aru. Pudruajul olen mina, aga ehk saan aru. Kohe peatselt saab keegi rikkamaks, kellele saadan rahas ära. Kõik asjad siit eest ära, kohe läheb jooksmiseks, aga plaksutamiseks enne seda. Keda plaksutan, keda premeerin, kas oled see sina? Nullis on kell, 400 eurot auhinnafondis endiselt. Hallo, mis on meie õiged vastused täna? Õiged vastused, palun. A3. F4. F4, ja. Feodor 4 ja Cäsar 11. Cäsar 11. Kõik on õiged vastused. Palju õnne teile. Ja 400 eurot lennutan teie poole teile. Igatahes palju õnne veel kord ja näeme homme hommikul TV3-s 9. Tšau!